Noh, Igor Rõtov näiteks ütleb äripäevas, et jaanalinnud ja pärdikud kaotavad. Nii, et jaanalinnud ja pärdikud kaotavad. Ahah. Selge. Et see on suurepärane aeg töökate ja andekate ettevõtjate esile kerkimiseks. Enam ei saa rikastuda juhuse läbi või lihtsalt sellepärast, et sinu omanduses olnud kinnisvara hind mitmekordistus. Ja tõesti, minu meelest näiteks konkreetne näide on jälle Hans Haadniel Luik jällegi. Näiteks, noh, ta läks ujulasse, on ju, ja kaotas kõik, on ju, noh, nii nagu oli, ütleme, meie kohvikus oli juttu sellest, et ütleme, et ta siis läks ujulasse, eks. Ja ta varastati, ta rüüstati. Ja ta rüüstati paljaks nagu Jorg Haadniel Kiir, kui ta Venemaal käis. Absoluutselt. Et samamoodi, ta oli täiesti paljas, eks, ja seal perse paljas võiks lausa öelda. Võiks öelda perse paljas ja siis ta karjus seal Ukraadina. Ma arvan, et Luigel oli umbes samamoodi, et ta karjus, jooksis mööda ujulat ringi ja ütles, et ta on kõik ära varastatud. Et selles mõttes on see väga hea näide ju. Et sellised just, kes rikastusid kinnisvara hinna mitmekordistamise tõttu, nagu Luige puhul oli, eks. Küsimus, kas Luik on sinu arust jaanalind või pärdik? No võt, see on jah, et kumb ta nüüd on. Sest ta ühelt poolt välimuselt meenutab pärdikut, eks ole. Jah. Aga kael on tal pikk nagu jaanalinnul. Aga samas kael on tal pikk nagu jaanalinnul. Ta võib olla nii jaanalind kui pärdik. Jaanapärdik. Ütleme siis nii, et Hans Haadniel on jaanapärdik. Tõesti. Nii, aga meie, mis sa nüüd nagu sellest arvad, et meie kohvikus on ka küsitlus, et me ikkagi otsime seda süüdlast, et kes siis ikkagi rüüstas Hans Haadnieli paljaks. Et praeguse küsitluse andmetel on tulemus on šokeeriv, ma ütleks. Noh, lihtsalt šokeeriv. Jah, et küsitlus ütleb, et Rein Kilk on ilmselt see. Või siis Kati Murutar. Või siis Kati Murutar. Rein Kilk on ju meil teadavad... No nad mõlemad suhtlevad Luigega, nad teavad, kus ta käib, eks ju. Et tavaliselt selline rüüstaja ei lähe nagu niisama ehku peale, et see peab olema kindlasti tema tuttav inimene, kes teab, et ta seal käib, eks ju, kes teab, et tal on rull taskus alati, 500 rull on ju, ja et ta jätab selle rulli siis sinna kappi. Aga nüüd mõtleme hästi, kummal oleks siis rohkem siiski motivatsiooni, kas Kilgil või Murutaril? No ma ei tea, noh. Et ma arvan, et võib-olla Kilgil sellepärast, et noh, et ta on nagu öelnud, et ta on hästi rahamajas. Et tal nagu, noh, tal selle füüri peale on ilmselt nagu, noh, suurem kihu. Ja vaata, Luik ju kirjutas, eks ole, Ekspressis, et ta on nõus füüri välja laskma, noh, ta nagu andis mõista, et ta füüri on. Ma arvan, et see oligi see sama füür, mille ta oli nõus välja laskma. See oli selle ja Kilk teadis, et tal on see ajakirjanduspreemia füür taskus, see roll, mille ta pidi viima sinna kuskile. Sest ta ise praalinud sellest. Et ta on nõus füüri laskma, ta ilmselt võttis selle füüri just välja pangast. Jah, ja tahtis seda välja laska. Mõtles, et läheb ujuma, käib ujumas ära ja siis viib selle sinna nende inimeste kätte, kes selle siis välja annavad. Aga Kilk teadis seda ja kavalalt ilmselt veel ütles talle tšau, Hans, et tead, pärast näeme ja räägime. Aga näed, siis pärast ma kujutan ette, et Kilk tegi sellise näo, et ta ei tea mitte midagi, ütles, et oi kui kahju, aga ise samas ma kujutan ette, et tal oli see füür juba taskus. Jah, karta on, nii et Hans, ole ettevaatlik Kilgiga. Ja samas poleks ka Kilk, isegi kui ta oleks vahele jäänud näiteks, kui ta oleks kapi kallal kõpitsenud, ütleme, ja Hans satub peale, ütleb, et kuule, Rein, et mis sina siin teed? Noh, siis ta oleks võinud öelda, et kuule, et ma tead, et ma siin ka tahtsin ujuma minna või midagi taolist. Ega Hans ei oleks ju hakanud Kilki kahtlustama selles. No absoluutselt oleks. Tavaliselt sellisele asju teevadki need, keda sa kõige vähem oskad kahtlustada.
ja samas ju Kilk täpselt teadis, et noh, et kus Hansul on nagu, et noh, muidu sa lähed... isegi olid käinud koos ujumas. Mitu korda enne seda. Ja Kilk läks, ütleme, varem ära, ütles, et tal on kõht lahti, et ta käib sital vahepeal. Aga tegelikult läks kapi juurde, võttis selle früüri ära ja pärast ütles, et kurat, kus oli ikka sita häda kõht lahti ja mürgitus äkki või midagi taolist. Aga tegelikult ta võttis selle früüri ära. Selline värk. Selles suhtes see on jah, natukene kurb lugu. Et aga mis meil siis veel on viimasel ajal skandaalid, et ma vaatan, et siin on nagu selline lugu, et Kersna saade põrus, et mis sa arvad, mis põhjus sellel võib nagu olla, et? No ma ei tea, noh võib-olla sellepärast, et noh, et Kersna oli vahepeal ära. Või ta on ametis kuna on kuulda olnud, et Vahur Kersna on ostnud tohutult palju maakohtades olevaid maatükke. Et väga vabalt võib olla, et tema aega kulub nagu siis nendega tegelemisele või? Jah, et ta käib neid läbi. Jah, et ta käib neid oma maatükke läbi. Närviliselt niimoodi sõidab. Ja siis tal ei ole sellega... Kogu aeg langeb. Ja ta ei suuda nagu keskenduda enam saadete tegemisele. Et tal on närvid läbi. Tal võivad närvid läbi olla täiesti, jah. Ja noh, see võib ka olla põhjus, miks ta hakkas neid saateid tegema. Jah, üleüldse. Jah. Et tal on lihtsalt raha vaja. Jah. Et see võib olla see põhjus. Sellepärast, et miks ta muidu? Ta oli ju, ta ütles, et ta on haige, eks ja tuli brahuurikalt Eesti Televisioonist ära, et tal pole üldse Eesti Televisiooni vaja, et tema jaoks on see möödunud etapp. Aga nüüd on jälle tagasi ütleme, nagu algaja ajakirjanik, eks, et võtab läbi seal prominente, ütleme, see on selline umbes nagu Reet Linna, eks, et tšau, mis teed, stiilis, et siis inimene räägib, mis ta on kõik seal ära. Et jah, et selles suhtes see, kui sa ikkagi seod ennast kinnisvaraga, siis see paratamatult, nagu sa pead valima, et kas sa oled ikkagi ajakirjanik või kinnisvara ärimees, et siin ei ole mitte midagi teha. Aga siin on jällegi see küsimus, et kumb on näiteks Kersna, kas ta on Jaanalind või Pärdik? Tekib jälle küsimus. Ma ütleksin jällegi tema puhul seda, et ta välimusel välja rohkem nagu Jaanalind. Mina ütleks, et Pärdik. Pärdik, aga miks sa ütleksid, et Pärdik? Ma ei tea, Kersna ja Jaanalind. Kõrvad küll, jah, tegelikult natukene, jah. Pigem on ta ikkagi nagu Pärdik. Ta on ikkagi selline, ta on selline Pärdiku moodi, selline edev või nagu väljapakkuv ja selline. Jaanalind on rohkem selline suursugune, ütleme, uimane. Ütleme, et Jaanalind võiks olla nagu midagi Lennart Meri tüüpi või nagu Toomas Hendrik Ilves on nagu Jaanalind. Jah, seda küll, jah. Aga Kersna on küll minu meelest Pärdik. Ilmselt. Jah, ja kuna on öeldud, ilmselt jah, et Jaanalind ja Pärdikud kaotavad, et ma arvan, et siis tema on ka siis selle aasta üks kaotaja. Ja ongi öeldud ju, et ta põrus. Ta põrus. Et see ongi see, kuna ta on Pärdik, siis ei ole ilmselt midagi muud teha lihtsalt kui põruda. Jah. Vot, kuule, aga nüüd ongi vist kõik, et siis... Eks see testsaade on nüüd siis läbi ja siis millalgi tuleb lisa. Jah. Hei! Hei! Ma vaatan, mis siin oli siis.